rolli ei mängi kindlasti. Pigem naiste puhul öeldaksegi, et see tippvormi aeg võib seal 30 kandis olla rohkem, kui meestel räägitakse pigem 25 aastast, nii et aga eks see sõltub. Et see täiesti sõltub ja siin jah, väga ettevaatlik algus. Natukene ebakindel algus julgen öelda Agajeva poolt. Esimesed liigutused on ebakindlad lihtsalt selles mõttes mõtlen. On jah, aga eks see on ka arusaadav, kui on esimene matš. Ja tegelikult siin see praeguse klintši minek oli küll üsna veenev. Väga jõuline jah. Ja tegelikult sai nüüd ikkagi Agajeva ka ilusti ennast käima, et võrdsustas nii öelda. Aga nagu kuidagi selline väike Maarja Õkval võib-olla selline rahulikum ja enesekindlam stiil. Jah, aga siin see Agajeva tuli väga ilusti sisse. See löök oli siin ka väga suure kaarega löödud. Natukene nagu tuimad löögid on praegu olnud Õkval, kuigi distantsitunnetus ja kõik see on parem olnud. Just sellised kerged mänglevad löögid, aga siin ei tohi ära unustada, et see rütmivahetus peab ka olema. Sa pead oskama mängelda seal, aga sa pead olema kohe ka väga terav, kui sul võimalus tekib. Maarjal on praegu nagu see, et ta tuli hästi lõdvestunult ringi, mänglevalt, aga seda teravust hetkel ei ole näha. See tuleb leida. Praegu on ikka Agajeva praegu selgelt ikkagi on siin see, kes ilus ette võtab, aga jah. Õkva tabas nüüd hästi siin esikäe sirgiga küljevahetuse ajal nii-öelda. Aga neid frontkikke ja pöördelt lööke, mis on tegelikult isegi kohale jõudnud, on võib-olla Agajevalt rohkem tulnud. Ja seda kindlasti. Aktiivsem, selgelt aktiivsem. Ja hea kehasse löök siin ja põlv ka kehasse järgi siin nüüd Õkva poolt. Eks näis kumb. Kui ilusti tabas, jah. Teist korda siis sisuliselt järjest sama löögiga. See löök on toiminud. Low kick ette, mis ei ulata ja nüüd tuli parem sirge ka, tuli neelata alla Maarja. Ilusti Maarja ootas sinna ära selle, kunas teine tuli. Nüüd siis kolmandat korda üritas sama asja, et low kick ja parem sirge järgi. See viimane kord ei toiminud, aga ilus liikumine Õkva poolt külje peale. Ilusti läheb eest ära ja kulutab oluliselt vähem energiat kui Aisel. Jah. Kuigi siin ikkagi ilmselt on Maarja pidanud vähemasti kehasse neid jalalööke tunduvalt rohkem taluma kui siin Aisel. Aisel samas kindlasti on rohkem saanud tutvuda võib-olla siin parem sirgega. Ilus pöördelt löök. See pöördega käelöök läks nii täpselt pihta praegu. See küll ei teinud väga palju kurja, aga see teeb tuska vähemasti, kui sa sükse sisse saad. No ütleme niimoodi, et erinevad stiilid. Ja ma nagu julgeks öelda, et Õkva noppis neid punkte paremini, et oli nagu kindlam lihtsalt. Agressiivsem loomulikult oli Aisel, aga jah, siin on näha jah ilusti, et on läinud kohale nii põlvelöögid kui ka sirged. Ja milline hea külje peale samm eest ära liikumine ja pöördega käelöök siin oli lõpus täpne. Jah. Et Aisel selgelt on aktiivsem, üritab rohkem ja tegelikult liikumine on kiire, aga võib-olla siis Maarjal on see rohkem mõtestatud. Väga hea front kick jälle sinna kehasse, aga tuleb vastu. Ja siin on need jalatöö on tegelikult mulle täitsa meeldib, mis Aisel praegu teeb. Ja absoluutselt. Ja jällegi, lihtsalt on liiga passiivne Maarja Õkva siin. Hea küünarnukk lähedal seal. Oi, siin tabas ilusti see haak. Ehk siis tegelikult praegu see kombinatsioon, mille Aisel tegi, see oli ikkagi
jäi ilma vastused. Ja Maarja Õkva puhul mulle ei meeldi käelöögina, kui ta valib haagi. Sirged lähevad nii ilusti läbi, aga haagid on tal hästi aeglased. Natuke liiga suure kaarega nii öelda, et sirgemaid lööke rohkem. Ja siin on Aisel jälle teinud paar head lööki. Aisel on suurepäraselt alustanud seda teist raundi praegu. Kui tal võib-olla natukene rohkem oleks siin nagu ka seda kannatust, et tegelikult ei tea. Pigem ta praegu, ütleme, see, mis on toiminud, on see, kui ta külvab löökidega nii üle, et Maarja ei tea enam, mida teha. Ja ma pigem arvan ka, et mida kõrgem on tempo, seda rohkem Aiselil on lootus siin võita täna. Et mida rohkem ta annab Maarjale võib-olla aega sättida ja mõelda, siis on keerulisem. Ja siit tuli jälle ilus front kick ja nüüd püüdis küünarnukiga minna. Pigem on Maarja praegu natukene ei oska nagu leida õiget rohtu. Front kickid on hästi toiminud Aiselile. Oi, high kick. No, ilusti praegu ajastas ära, aga astus sammu tagasi. Arvestades tausta võiks neid high kick'e üsna hõlbus teha olla Aiselil. Ja, seda kindlasti. Ja no see pöördelt löök ikkagi eeldab, et sa oled enam-vähem kindel oma vastase asukohas. Jah, et või ootas sa siis, et vastane just asub sisse ja mulle tundus, et ta seda ootaski, aga Aisel seekord ei läinud. Praegu oli taas Aisel nagu ajastas paremini oma front kicki. Väga head põlved siin Maarja Õkva poolt nüüd. Küünarnukk lühidalt. Aiselilt tuli ka vastu. Aga ilusti pöörab tegelikult Aisel välja sellest klinčist, kui tal kõrini saab. Küll aga jah, klinčis on võib-olla Maarjal väike eelis. Siis niipea kui läheb veidi rohkem kohapealseks või aeglasemaks või ootavamaks, siis on Maarjal eelis, aga praegu selle raundi ma julgen küll öelda, et võttis Aisel selgelt ära. Ega ta ei pidanudki väga Maarja lööke taluma. Ja, tundus küll see raund. Ja vastupidi tegelikult ikkagi tabas päris palju. Eriti raundi esimeses pooles jälle, seal ta suutis olla kogu aeg agressiivsem. Raundi teine pool oli jälle süke, et väsimus juba tuli sisse, jah. Ja siis muutus see raund võrdsemaks. Et siin võib jääda publikule mulje, et nagu võis ka nagu Maarjal olla päris võrdne raund, aga raundi esimese poolega tegelikult nagu Aisel väga palju punkte kogus minu arvust. Ja teine asi, mis ilmselt siin matši lõpupoolel loogiliselt võttes peaks mängima hakkama, on see, et Maarja on pidanud päris palju kehasse neid jalalööke. Et ma väga loodan, et ei ole midagi, aga see ikkagi pika peale võtab õhu välja. Ja kindlasti hea, et see oleneb ka muidugi, kui täpselt need on läinud, kõik sellised väiksed asjad, aga jah. Ja ühesõnaga senikaua, kui Aisel suudab seda tempot hoida, on tal eelis. Taas jälle see front kick, ja sellega see on tegelikult üks väga hea nagu löök, kui sa seda valdad, et sellega on väga hea hoida vastast siis nii-öelda endast eemal distantsi peal. Näed, jälle tuli. Aiselil on siin vasakukäelise nagu asend praegu. Nüüd pidi sööma ühe parema sirge. Ja see on nagu kõige tavalisem löök, mis läheb vasakukäeliste vastu läbi nagu. Parem sirge. Ja just, siis see läheb keskelt läbi. Tavaliselt läheb see jab läbi nii-öelda esikea sirge, aga kui on vasaku ja paremakäeline oma vahel, siis läheb see tagumine sirge just läbi, mis on muidugi valusam. No nii siit. Ja klitsis väga head põlved siin. Ja väga ilusti töötab küünarnukiga. Pöördega küünarnukk, seal oli päris lähedal praegu. Väga aktiivne Agajeva siin ja jälle see aktiivsus, me nägime seda aktiivsust jälle keskdistantsile. Et kui ta suudab seda hoida, siis on tal eelised. Jah, kui sul on ikka konditsioon nii hea, et sa suudad seda peal hoida, siis on väga raske, kui sa ei anna nagu seda hingamispausi.
ja Maarja on selgelt väsinud, kui sa nüüd vaatasid seda löökide vahetust, siis Maarja tuli nii laisalt sisse, et sellega ei ole võimalik nagu ja Aisele teeb head tööd praegu. Tugevalt tabas tundus mulle ja agressiivne. Oi, kui agressiivne siin. Mis siin oli? Sellest... loetakse, okei. Väga hea. Selles mõttes, et mulle tundus isegi, et hüppas vahele juba, et okei, lihtsalt lugemine. Nii. Siin mulle tundus isegi üks küünarnukk natukene ülevalt alla läks läbi, võib-olla see tegi haiget rohkem. Ja, aga eks siin on tegelikult ikkagi väsimus. Kui sa pead sellist tuulispaska nagu tagasi hoidma, siis väsitad ära ilma, et jõuaks ise midagi teha. Topeltrünnakud, et ta läheb järgi, jätkab. Konditsioon paistab praegu, et on... milline vasak sirge! Küünarnukk lähedal seal. Nurgast öeldakse ka seo ära, aga Aisel astus ise tagasi siin. Ja front kick jällegi Aiseli poolt. Maarjal praegu ei ole jah, tõesti enam midagi. See pöördelt löök tabas, aga enne seda pidi parema sisse võtma. Jällegi pöördega käelöök ei jäänud palju puudu, seal õlg oli vist vahel õnneks. No nii, ja raundi lõpp on lähedal ja ega siin... Viimased 10, ega siin keegi enam ei taha. Pole midagi teha siin, kui alguses esimeses raundis oli Maarjal täiesti oma lähenemine, täiesti mõtestatult, siis ikkagi Aiselile õnnestus ta ära väsitada ja kui Aiselil võib-olla, ütleme nii, et kaitsetöö on mitte nii veenev, siis see intensiivsus ikkagi kaalutas selle matšis selgelt tema kasuks. Aga kuulame kohtuniku otsuse ära, sest see, mida meie ütleme, ei tähenda veel mitte midagi. Ja seda on meile siin juba paar korda tõestatud ka, nii et... Jah. Daamid ja härrad, main card tänase õhtu esimese fighti tulemused on kohe teie ees ja kohtunike otsusega läheb võit ringi sinisesse nurka Aisel Agajevo! Teenitud võit. Esimene profimatš siis Aisel Agajeval. Ja auhinnakarika annab üle Delfi sporditoimetuse juht Gunnar Leheste. Ja samuti ka meeldiv lillekimp mõlemale võitlejale tubli töö eest. No nii, Agajev, kes ise öelnud, et kuidas ta oligi, mulle meeldib veri ja valu ja nii edasi. No seda oli stiilist ju näha ka, et...